Pärnu eelarvamusfestival ehk siis sihuke Paide arvamusfestivali Pärnu nägu väike vennas. Tänane päev on väga meeleolukas olnud, aga vist on põhimärksõna see, et aega oleks rohkem vaja, sest kõik tahaks nii palju rääkida, rahvast tahaks täiega jagada, rahvast on väga palju, kes on tulnud siia ja tahavad arutleda just oma kodulinna teemal. Aga aega kogu aeg kõigil väheks, sest neid mõtteid lihtsalt nende teemade juures on nii palju, need põletavad. Mina juhtisin siis sellist arutelu, milles me käsitlesime meie linnaruumi alates rattaliiklusest, jalakäijate, autodeni. Miks meil on vaja kujundada linna roheliseks hästi teadlikult, et me saaksime aru, miks me seda teeme ja kelle jaoks me seda teeme. See oli nii hariv, see oli nii huvitav ja see oli nii ägedalt tulevikku vaatab. Mina juhtisin hommikupoole paneeli kogukonnaaedadest ja rääkisime just võib-olla selle positiivsema nurgal, mitte ilmtingimata, et no miks meil nüüd ei ole seda kogukonnaaeda Pärnus olnud ja miks need on luhtalaid, vaid mida oleks tarvis. Nii et saime jälle uue vaatenurga sellele teemale ka. See on nii naljakas, meie ootused olid alguses madalad, sest et eestlane ja pärnakas võib-olla on natukene selline alalhoidlik ja tagasihoidlik, aga kõikidel aruteludel, kus ma käinud olen, kaasa arvatud minu enda omal, oli saal täis. Aitäh kõigile, kes võtsid Pärnu eelarvamusfestivalist osa. Suur aitäh meie tiimile, meie vabatahtlikele ja arutelu korraldajatele. Ilma teieta poleks sellist võimast sündmust toimunud ning näeme järgmisel aastal. Aitäh!